Tere, mina olen Silver ja aitäh kõigepealt Helenile selle sissejuhatuse eest ja ülevaate eest, mis siis on keeleandmestikud. Ja mina hakkangi siis rääkima täpsemalt sellest, mida kujutab infotehnoloogia siis keeletehnoloogias, sest nad on kaks sarnast, aga natuke ka erinevat asja. Nii. Kohe saan ma jätkata, kui ma saan ka oma notesid lahti. Aitäh! Just, et keeletehnoloogia ja infotehnoloogia. Keeletehnoloogia on siis alamvaldkond, võib nii öelda, infotehnoloogias. Sest paljud tegevused, mida keeletehnoloogias kasutatakse, on siis osad infotehnoloogiast. Lähme siis näiteks, miskipärast mul slaidid ei taha nüüd töötada. Nüüd läks. Nii, lähme nüüd asjade juurde. Nimelt siis oskused, mida rakendame me keeletehnoloogias, aga mis siis pärinevad tegelikult infotehnoloogiast või IT-st. Programmeerimine, see on selline teema, mis on üldlevinud juba igas valdkonnas, võib nii öelda, et ilma selle oskuseta tänapäeval hakkama ei saa peaaegu kuskil. See on natuke utreeritud, aga jah. Keeletehnoloogias on väga palju erinevaid valdkondi, kus siis programmeerimine mängib olulist rolli. Neid valdkondi on näiteks skriptimine, et kui sul on vaja koostada näiteks keelekorpust, millest Helen eelnevalt rääkis, siis selle jaoks on igasugustest automaatsetest skriptidest väga palju abi. Või näiteks materjalide kraapimine internetist, mis on samuti jällegi üks oskus, mis nõuab teatud määral programmeerimisoskust. Nii edasi minnes siis näiteks on igasugused programmeerimisliidesed ehk siis API-d inglise keeles, mille kasutamiseks on pahatihti tarvis ka mingisugust programmeerimisteadmist. Ning edasi minnes, siin juba järgmine punkt, et rakenduste ja tööriistade valmistamine. Et paratamatult see nõuab samuti mingisugust programmeerimisoskust või oskust asju arendada, neid klientidele arusaadavalt edastada. Ja siis edasi minnes konkreetsemaks andmete analüüs. See on nüüd suures osas taoline teema, mida Helen eelnevalt mainis, et andmed on väga olulised ja ilma nendeta ei saa suures osas keeletehnoloogias midagi teha. Aga jah, et nende analüüsimine, nende mahu hindamine, nende teksti kvaliteedi hindamine, nende struktuuri hindamine. Nii, loodame, et tehnilised probleemid said lahendatud ja ma jätkan. Nii, järgmine punkt. Suuremahuliste tekstide töötlus, see on seotud selle andmeanalüüsiga, aga jah, et juhul, kui meil on tegemist tõesti massiivsete gigabaitideni ulatuvate tekstikorpustega, siis nende automaatne märgistamine, keeleüksuste tuvastamine, nende põhjal andmete genereerimine ja nii edasi, et sellest teemast räägime me hiljem ka natuke täpsemalt, aga jah, et see on jällegi üks valdkond, kus teatud selliste automatiseerimise ja programmeerimise oskusteta võib hätta jääda. Ja viimasena siis ka nagu varem mainitud Heleni poolt, et masinõppe ja närvivõrkude rakendamine ning arendamine. Et see valdkond on tänapäeval väga popp, ja sinna on loodud ka igasuguseid erinevaid liideseid, aga siiski selles valdkonnas teatud programmeerimisoskuste omamine aitab sellest paremini aru saada.
ja arendamisel on see loomulik, et selleks on vaja ka mingeid programmeerimisoskusi. Selge, ma alustan siis esimestest punktidest uuesti, et juhul, kui mind ei kuuldud. Just, et see programmeerimine üleüldiselt on oluline igasugustes automaatsete skriptide, igasuguste programmeerimisliideste ja taoliste asjade kasutamiseks, et need pahatihti nõuavad teatud tehnilisi oskusi, ütleme nii. Et skriptide koostamisel ma rääkisin sellest, et näiteks korpuste koostamine on üks võimalus, kus automaatsetest skriptidest on kasu ja siis näiteks ka materjali kraapimisest internetist, et seal on igasugune skriptimine väga oluline. Ja siis ma rääkisin ka võõra koodi arusaamisest, et kuna keeletehnoloogia on selline valdkond, kus ütleme nii, et erinevatel keeltel on erinev oskustase aga samas nõudmised kipuvad kattuma, siis see, et sa saad aru teiste keelte jaoks kirjutatud tarkvarast ja oskaksid seda kohandada oma keelele, antud juhul siis eesti keelele meie puhul, on oluline ka see, et sa oskaksid neid lahendusi lugeda programmeerimismõttes just. Nii, aga me vist saame siit slaidilt lõpuks edasi liikuda. Loodame, et rohkem tehnilisi viperusi ei tule. Nii, aga nüüd natuke lähemalt just konkreetselt, milliseid programmeerimiskeeli siis keeletehnoloogias näiteks kasutatakse. Alustame näiteks kõige populaarsemast andmeteaduskeelest üleüldse, milleks siis tänapäeval kipub olema Python. Ja kuna keeletehnoloogia on osa siis andmeteadusest, on ka siinsed rakendused enamasti just Pythonis kirjutatud. See on siis ka lõppkasutajate rakenduste puhul, mida ma hakkan tutvustama järgmisel slaidil täpsemalt, aga jah, et Pythoni eeliseks on see, et ta on üsna kergesti loetav, õpitav ja seal igasuguste tekstivahenditega või tekstidega ümberkäimine on üsna intuitiivne ja lihtne. Aga siis liikudes edasi näiteks mõne spetsiifilisema keele poole, siis selleks on näiteks R, mis on siis just matemaatiliste ja statistilistele mudelitele keskendunud keel. Et sinna on seal põhirõhk pandud ja selleks seda ka kasutatakse. Ütleme selliseid käega katsutavaid rakendusi seal väga luua ei saa, aga selleks pole see ka mõeldud, et põhirõhk ongi igasugustel matemaatilistel mudelitel, mis on suureks abiks näiteks masinõppe ja taoliste rakenduste, keeletehnoloogiliste rakenduste puhul. Siis järgmine väga tuntud ja suur keel on kindlasti Java. See on oma kuulsuse kogunud peamiselt äri- ja tööstuslikus valdkonnas, kus see on väga suurel kasutuspinnal olnud juba tükk aega ja on siiani. Oma populaarsuse tõttu on sellel ka tehtud üsna palju keeletehnoloogilisi rakendusi ja teeke. Aga jah, et mina ütleks isiklikult ja ka näited või tähendab andmed tagavad seda, et Python hetkel vähemalt on seal valdkonnas Javast populaarsem olnud. Edasi minnes JavaScripti poole, siis see on tõusev trend hetkel. Et see on üks populaarsemaid keele üleüldse ja kuna tegemist on keelega, mis algselt oli mõeldud eelkõige interneti kasutaja poole ilustamiseks, aga mis on nüüd liikunud väga üleüldiseks,
siis võib ka arvata, et mingil hetkel hakkavad ka igasugused keeletehnoloogilised tööriistad sinna valda liikuma, kuigi hetkel on see üsna veel lapsekingades. Ja C ma tõin välja sellepärast, et see on selline baas või üldine ajalooline väga laialdaselt hinnatud ja suure aluse pani teistele keeltele. Aga selles suhtes, et selle keele omapära on see, et ta on väga kiire ja efektiivne oma tegemistes, aga kuna keeletehnoloogias on eelkõige oluline see, et kõik oleks intuitiivne ja tekstiga töötlemine oleks võimalikult lihtne, siis seetõttu ei ole ka C siin nii populaarseks osutunud. Et keel juba oma loomult on selline ebamäärane ja ebatäpne. Seetõttu ka pole need C-le omased eriefektid nii olulised keeletehnoloogia puhul, kuigi ikkagi mõned rakendused just C-Sharpis ja C++-is on siiski kirjutatud. Nii, aga lähme nüüd veel täpsemaks, et mis siis konkreetselt on need rakendused, mida keeletehnoloogid ja inimesed, kes keeletehnoloogiat kasutavad, siis millega nad töötavad. Kõige aluseks on siis üks Pythoni teek NLTK ehk siis Natural Language Toolkit ja selle Eesti analoog SNLTK. Nende puhul on siis tegemist sellise teegiga, kus on liidestatud NLTK puhul näiteks üle 50 keeleressursi ja korpuse, millest üks näiteks on väga tuntud WordNet, mida siis on seal väga lihtne kasutada, seetõttu, et nad on juba eelnevalt liidestatud, et vaeva ei pea nägema selle ise tegemisega. Ja mida see teek iseenesest võimaldab teha, on näiteks tekste klassifitseerida, lausestada, sõnastada, tokeniseerida, lemmatiseerida, et neid tegevusi, mida seal teha saab, on väga-väga mitmeid. Tegelikult kõik need 3 raamistikku, mis ma siin olen ära toonud, nad on oma olemuselt kõik samad, et need keeletehnoloogilised ülesanded, mida nad teha võimaldavad, on kõik väga sarnased. Ja just nende erisus siis tulenebki selles, et nad on kas mingis aspektis paremad kui teised, et see sõltub siis sellest, kuidas nad konkreetselt on oma algoritmid ja mudelid üles ehitanud ja mida nad kasutavad. Just siis näiteks, et Space'i, mis on siin järgmisena toodud, on siis nüüd just viimastel aastakümnendil esile tõusnud selle poolest, et ta erineb NLTK-st, kuna ta ei ole nii väga teaduslikule aspektile orienteeritud, et ta pigem omab kõikides asjades sellist ühte head mudelit, mida siis kogu aeg nagu arendatakse ja parandatakse ja ta teeb nagu kõiki asju ühtemoodi hästi, ilmselt ka paremini kui NLTK, aga jah, et tal ei ole nii palju erinevaid võimalusi mudeleid vahetada või erinevaid versioone proovida või midagi sellist, et NLTK-s näiteks on 9 erinevat lemmatiseerijat, et mida sa saad katsetada oma rakenduse jaoks, aga Space'il on nende enda üks ja see teeb seda nii hästi, kui nad oskavad. Et sealt tekibki siis ka see põhiline erinevus ja selle Stanford Core NLP ma tõin välja kui Java siis kõige populaarsema NLTK alternatiivi. Et oma mudelite ja andmestiku või tähendab liidestuste poolest on ta NLTK võrdväärne, aga jah, et ta just ongi mõeldud selleks, et kui sa ei soovi oma keeletehnoloogilist arendust teha Pythonis. Siis samas on olemas ka masinõppe rakendused ja tööriistad, mida
mida on võimalik kasutada ja mis on väga olulised just erinevate masinõppemetoodikate arendamisel. Et see ei ole siis nii keskne keeletehnoloogiale kui need eelnevalt mainitud rakendused, aga neid on samas väga oluline teada. PyTorch ja TensorFlow on üsna sarnased, üks on arendatud Facebooki poolt, teine Google'i poolt ja need mõlemad siis võimaldavad lihtsustades öeldes treenida erinevaid masinõppemudeleid ja optimiseerida neid ja nii edasi. Ja Scikit-learn on pigem selline tööriist, mida tänapäeval kasutatakse õppimise eesmärgil, et ta teeb sarnaseid asju, ta aitab sul just ka oma masinõppemudelit treenida ja nii edasi, aga ta on natuke algelisem ja teda ei kasutata. Ta on küll vabavaraliselt saadav, et see on samuti täielis, aga teda ei kasutata suurte ettevõtete nagu Uber ja Tesla poolt, kes oma tehisintellekti ehitavad, et nemad kasutavad pigem neid eelmainitud tööriistu. Nii, aga selleks või tähendab, et ma rääkisin teile pikalt sellest, miks keeletehnoloogial IT-d vaja on, aga millal siiski see nii oluline pole, sest IT pole kõik, mida keeletehnoloogial on. Et just see nüüd on ka seotud selle teemaga, mis Helen eelnevalt rääkis, ehk siis andmed ja keelematerjalide kogumine. Et ilma nendeta pole sellest programmeerimisest suurt tolku, sest jah, just see kogumise eesmärk võiks olla see, et andmed on kvaliteetsed ja nad on kättesaadavad. Üks võimalik andmete kogumismeetod on mul ka siin välja toodud eraldi, see on siis optiline tähemärkide tuvastus, mis tähendab siis seda, et on võimalik andmeid, mis on füüsilisel kujul, näiteks raamatute või tekstidokumentidena, muuta digitaalseks kujuks. Ja siis, kui nad on digitaalsel kujul, siis on nad ka igasugustele programmidele ja liidestele palju kergemini ettesöödetavad. Siis andmete töötlemine. Seal on muidugi võimalik programmeerida erinevaid asju, nagu ma enne mainisin, aga selleks, et ikkagi luua näiteks masinõppe jaoks väga kvaliteetset andmestikku, see nõuab ikkagi eelnevalt märgendatud ja käsitsi professionaali poolt üle vaadatud andmestikke ehk siis tekste. Siin on ka samuti mingi tekstimärgenduse näide, mida on just käsitsi tehtud, et see ei ole samuti töö, mis nõuaks absoluutselt mingeid IT-lisi oskusi, vaid see nõuab lihtsalt väga täpseid keeleteadmisi ja lingvistilisi oskusi, et näiteks määrata ära sõnaolemite märgendid ja siis sellist teksti, mis on korrektselt märgendatud, saab anda edasi mõnele eelnevalt mainitud tööriistale, mis siis suudab selle põhjal ära õppida ise sõnaolendite märgendamise. Ja täpselt niimoodi on need eelnevalt mainitud tööriistad koostatud või nende mudelid, mida nad treenivad. Just. Kas mul siin jäi midagi mainimata? Tundub, et mitte. Ühesõnaga, IT-l on keeletehnoloogiat vaja, tähendab vastupidi, keeletehnoloogial on IT-d vaja, seepärast, et on palju oskusi ja aspekte, mis nõuavad teatud tehnilist taipu, kuid on ka palju abi igasugusest mitte tehnilisest teadmisest, mis on just seotud erinevate andmete korjamisega, erinevate andmete töötlemisega ja see on siis alus sellele, et neid saaks keeletehnoloogiliselt võimalikult hästi ära kasutada, neid andmeid. Just.
aga nüüd minu poolt praegu kõik. Ma ootaks nüüd küsimusi, kui neid on tekkinud, kas siis minule või siis Helenile või siis meie sissejuhatusele üleüldiselt. Kui kellelgi on mingeid küsimusi tekkinud, siis paluks neid praegu esitada. Just.